ma tean, et ma lubasin eelmises saates, et vist oli nii palju aega on juba möödas, see tundub nagu ammu, aga see oli vist ikkagi eelmine saade, kus ma lubasin, et peaks tegema popkulturistidele selle 80-ndate action-sarja intromuusika. Ma ei ole seda teinud. Ma märkasin, jah. Ma ei tea, kuidas... Oma suureks kurvastuseks, aga on nagu on. Kuidas sellest nagu välja saada, et kas ma peaksin uuesti kuidagi ütlema, et äkki järgmiseks korraks või lihtsalt nagu mitte mainima seda ja lootma, et keegi ei kuulanud me eelmist saadet ja ei küsi. No sina tead, vaata see. Ma arvan, et seni, kuni inimesed saavad sult järjest uusi hitte YouTube'i kaudu, mida sa levitad ka sotsiaalmeedias, oma erinevaid uusi palasid, millel on ka videod küljes. Et seni, kuni tuleb seda kvaliteetkraami, antakse sulle andeks, ma arvan, et neid väikseid sükseid saatekõlle sa võib-olla oma nädala sisse ei suuda mahutada nende valmistamist. Aga kohe, kui su süke artisti elu nagu soiku vajub ja rohkem ei tule uut materjali, siis kindlasti tekib küsimus paljudele, et millega sa siis tegeled, et kas sa tõesti keskendud oma palgatööle või milles nagu kühvel on, et miks ei tule uusi sounde Stuudio Krustoki produktsiooni laualt. Ma ei tea, kas sa tead seda, aga mu palgatöö on ka üsna nõudlik. Ma tean seda, aga inimesed tahavad ikka rohkem. Inimesed tahavad ikkagi muusikat pigem nagu, et tavaliselt kedagi väga ei huvita, mis toimub ministeeriumites, välja arvatud siis, kui keegi mingi sigadusega hakkama saab, et võib-olla kui sa seal mingisuguse skandaali pöörisesse satud, siis hakkab ka see pakkuma huvi, aga seni, kuni seda pole toimunud, siis ikkagi on peamine see, mida sa muusikuna teed. Ma muidugi enam ministeeriumis ei tööta, aga ma saan sellest pointist aru, et kui ma teeksin midagi rumalat, näiteks jääksin ööseks kuhugi pargipingile magama, et siis oleks kohe mingi probleem ja siis oleks nagu huvitav, aga kõik muu on nagu suhteliselt igav ja mõttetu. Ja vabandust, ma ei oleks pidanud kasutama sõna ministeerium, sest et ma võtsin selle veel nagu vanast ajast kaasa kuidagi kogemata. Ei ole hullu. Aga võib öelda ikkagi, et ametniku elu, kas see on veel õige või? Ja ametniku elu on tõesti õige. Ma olen ametnik täna veel. No võt, et ainus ametnik, kes inimestele päriselt huvi pakub, on ikkagi muusik. Endiselt tänapäeva maailmas. Kas muusik on ametnik? Muidugi muusiku amet on teha muusikat ja ta on muusikaametnik, nii öelda. Kindlasti on Kultuuriministeeriumis mõned ametnikud, kes tegelevad muusikaga. Kindlasti. Kas Kultuuriministeeriumis on keegi, kes tegeleb podcastidega? Ma ei usu. Aga see on ju oluline meedium. Võib-olla keegi Kultuuriministeeriumiga seotud isik kuulab näiteks seda sama saadet praegu ja üritab saada ülevaadet, et mis siis ikkagi on tähtis kultuuris hetkel ja mis ei ole. Ja ma võin õnnitleda seda inimest öelda, et sa oled täitsa õiges kohas, sa oled sattunud täiesti õige saate peale. Siit tõesti saab seda adekvaatset kvaliteetinfot, mille pinnalt teha siis järgmisi suuri otsuseid ministeeriumi tasandil. Ja ma soovitaks kohe näiteks rahastada Ivo Krustoki muusikuelu rohkem. Ma saan aru, et siiamaani pole üldse rahastatud tegelikult, nii et rohkem ei tähendaks üldse mingit meeletut väljaminekut, see juba 10 senti oleks rohkem kui praegu seda toetust on olnud. Ma ei tea, kas nagu sa oled avaliku sektori inimene, et siis kas sind üldse tohib toetada niimoodi? Kas kui Kultuuriministeerium sind toetab muusikuna, kas sa siis oled korrumpeerunud koheselt või? Tähendab, mind ei tohi toetada või ma ei tohi võtta lisatasu keskkonna tegevuste eest, lisategevuste eest, mis on seotud mu põhitöö ülesannetega, ehk siis näiteks kui ma teeksin lisaks samu asju, mida ma nagu töö kontekstis täna teen ja keegi maksaks mulle lisa selle eest, siis seda ei tohi teha, see oleks vale, sellepärast et maksumaksja ühest küljest on juba maksnud mulle täpselt nende samad asjadest ja siis topelt nagu palka saada ei oleks okei. Nüüd, kui keegi Kultuuriministeeriumis täiesti iseseisvalt otsustaks minu mingeid, ma ei tea, projektitaotlust, eks ole,
noh, ma esitaksin mingi projekti näiteks Kultuuriministeeriumile mingisugusele taotlusvoorule ja keegi valiks selle välja, toetaks, siis seal vist probleeme ei oleks, küll aga kui see oleks keegi nagu tuttav ja teeks nagu meelega noh, nagu minu suunas otsuse, sest ta on mulle mingi hea sõber või midagi, võt see oleks küll korruptsioon. Aga ma ei plaani hetkel, noh, ma ei plaani nagu kandideerida kuhugi mingisugusele Kultuuriministeeriumi projekti toetusele hetkel, nii et kõik on okei. Aga kui, noh, ma olen näinud, et sa sõidad ringi mööda Eestimaad ja muud, kui tutvustad inimestele rohepöörde ideed ja räägid, mismoodi seda ellu viia ja mismoodi seda ikkagi mõista ja kuidas igaüks saab panustada ja nii. Kui sa nüüd teeksid näiteks rohepöörde teemalise albumi muusikuna ja Kultuuriministeerium rahastaks seda, kas sa siis oleksid korrumpeerunud? Ma lihtsalt üritan aru saada, et kuidas saada sind korrumpeeruma. Ma ei taha korrumpeeruda. Aga mina tahaks, et sa saaksid rohkem nagu tähelepanu. Mulle meeldiks, kui sa oleksid tuntum inimene. Ja selleks mul on vaja olla korrumpeerunud ja siis mind võetakse kinni ja see on hea tähelepanu. Absoluutselt. Vaata, kui hästi see on mõjunud erinevatele räpparitele näiteks. Või no üleüldse see on nagu niimoodi, et on selline kuldne vanasõna show businesses. Öeldakse nii, show businesses. Ma mõtlesin, mis asi see oli, mis sa ütles. Et mis see oli, et all publicity is good publicity, oli nii või? Või et no publicity is bad publicity. Jah, aga see ei kehti ametnikele. Et kui sa oled nagu korrupeerunud, siis see ei ole hea publicity üldiselt. Plus ma ikkagi olen väga nagu selles suhtes ikkagi inimene, et ma teen seda tööd riigi heaks, mitte isikliku kasu nimel. Jaa, aga meil on näiteks väga palju nagu mõjuvõimsaid isikuid, kes poliitikas tegutsevad, kes on selgelt korrumpeerunud ja kõik teavad seda ja on tänu sellele veel vägevamad kui teised. Sul on kohe nimekiri ette esitada? Loomulikult on selles mõttes, et kas sa kuuled esimest korda sellest, et näiteks nagu üks teatud diktaator, kes tegutseb väga lähedal Keilale, Keilast ida pool on nagu selge näide selle kohta, kuidas sa saad olla nagu üks maailma mõjuvõimsamaid inimesi ja seejuures olla nagu kohutavalt korrumpeerunud. See on teine riik juba, me ei räägi siin Eestist ju. No, see sõltub sinu vaatepunktist, kellele Eesti kuulub. Mulle tuleb meelde üks ärapanija aastal 2016, kus loeti ette nimekiri, kes said ja kes võtsid. Ma panen selle meie saate märkmetesse, see oli päris naljakas. Pane, jah. Igal juhul, minu soov oleks, et sa nii saaks, kui ka võtaksid ja et sa selle läbi ikkagi saaksid oma need YouTube'i need vaatamiste numbrid ka üles ja et sa saaksid nagu esinemisi rohkem, kuidas nagu tuurile sa ei ole minemas ju. Ei, tuurile ma ei ole minemas ja ma kardan, et ka esinema mitte, ma vist eelmine kord rääkisin ka sellest, et tegelikult ma üldse ei ole kuidagi ei võimetelt ega tehniliselt valmis oma lugusid nagu laivis ette esitama väga. Aga seda ma tahaks küll teada, kuidas YouTube'is numbreid üles saada, nii et kui te olete mingi nagu geenius YouTube'i wizard, kes meid praegu kuulab, siis te võite mulle kirjutada, ütelda, kuidas ma saaksin oma videodele rohkem vaatamisi. Ja mida ma küll olen nagu esitanud või teinud, sa rääkisid, eks ole, ma käin siin raamatukogudes rääkimas inimestele rohepöördest, olen käinud Raplas ja Rakveres. Mõlemas kohas oli selles saalis, seal raamatukogu saalis, kus ma rääkisin Estonia klaver, mis oli mulle väga suur üllatus, ma nagu ei kujutanud ette, et sellistes raamatukogu seminarisaalides on tiibklaverid. Tavaliselt tuleb välja, et see on rohkem kui ühes kohas nii ja siis enne kui üritus algas, mõlemal korral olen ma istunud seal klaveri taga ja mänginud siis seda uut lugu Universe, mis ma üles panin. Küll ma ei hakanud laulma, ma lihtsalt mängisin teda niimoodi instrumentaalina. Nii et ja siis hakkasid rääkima inimestega? Jaa, mulle tundus, et see on nagu sõbralik, kui ma seal klaveri taga istun. See on kuidagi natukene selline melanhoolne meloodia muidugi, et võib-olla oleks pidanud midagi lõbusamat mängima, aga ma ei oska. Ei, aga see on nagu väga lahe lähenemine iseenesest, sest ma arvan, et iga ametnik juba pillimänguga ei alusta oma rohepöörde
propagandat. Kas on õige sõna propaganda? No küllap on. Mulle meeldib, sa saad aru, kuidas ma üritan praegu sind niimoodi nagu... Kiusata? Jaa. Ma üritan kiusata ja lisaks ka nagu, kuidas öelda, nagu rebrandida. Et propagandistlikuks nagu, korruptandiks. Ma tahaks et ma tahaks, et kui inimesed kuulevad sinu nime, et esimesed märksõnad, mis neile pähe tulevad, on propaganda, korruptsioon, ühesõnaga kõik need siuksed nagu buzzwordid nii-öelda, mis tõmbaksid sul kõik numbrid üles, ükskõik mis numbrid need ka ei oleks, kõik numbrid, mida sul on vaja üles tõmmata, konto peal, mis sul toimub, tõmbaks selle numbri üles. Aastad vangis. Vangis veedetud aastate numbri tõmbaks üles. Kohe kõrgele. Väga ma ei tea, kui kaua sa jaksaksid vangis olla, aga natuke võiksid olla. Ma ei ole kindel, et ma ei jaksaks üldse väga vangis olla, see ei kõla nagu asi, mida ma tahaks oma elus teha. No aga vanglal ja vanglal on ka vahe, vaata, kui sa kuidagi saaksid niimoodi nihverdada, et sa satuksid mingisse, ma ei tea, Norra vanglasse või seda kuskile nagu Skandinaavia vanglasse, siis seal oleks võib-olla isegi mõnusam kui seal korteris, kus sa praegu elad. Mul on jumala mõnus korter, mis asja? Jaa, aga saad aru, see ei tõmba su seda sükest, kuidas öelda, sinu sükest nagu staari powerit see nagu ei võimenda, et sa seal Keila vaikuses istud niimoodi, et on vaja ikkagi et vangis on nagu selles suhtes parem? Vangis on kindlasti parem. Vangla teeb, kas sa ei tea, et staarid sünnivad vanglas tavaliselt? See on ka asi, mida öeldakse tihti. Isegi see film A Star is Born, selle alapealkiri on In Prison. Ma ei ole seda filmi näinud. Ja ma just mõtlen, et kas on mõni staar, kes on sündinud vanglas päriselt? Jaa, ma arvan, et nagu igaüks, kes on vähegi staar, sai staariks alles siis, kui ta oli vanglas ära istunud. Aga kas sa võid ka vanglas lihtsalt külas käia, sest ma olen näiteks käinud Murru vanglas nagu jalutamas. Et kas see kõlbab või? Kas see on okei? Kas see on piisav? Kas see oli siis, kui seal veel olid teised vangid ka? Ei, siis oli kinni pandud juba. Et oli siuke hipsteri jalutuskäik lihtsalt nagu varemete vahel. Laterna valgel. Laterna valgel latte käes. Ei, lattet ei olnud, külm oli lihtsalt. Kuigi ausalt öeldes oleks päris hea olnud, kui oleks latte olnud, sellepärast, et siis oleks natukene soojem olnud. No ühesõnaga, ma ei taha suruda midagi, ega nagu ära tee musta korruptanti, see ei kõla hästi. Jaa, aga need on lihtsalt sõbralikud soovitused ja võta neid sellistena, et no pressure selles mõttes. Okay. Ole, kes sa oled. Okei. Hästi. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Mashilevi. Ja nagu te kuulete, siin ei ole seda kõlli, mis ma pidin tegema. Seda kõlli saatele popkulturistid. Jaa, meil oli seal veel asja. Kord aastas nagu tähelepanelik kuulaja on kindlasti juba mitu aastat tagasi märganud. Olud ei soodusta regulaarset saate tegemist, ütleme nii, mis tõttu ma tunnen eriti kangelaslikult ennast iga kord, kui me ikkagi lõpuks teeme. Et siuke suur ületamine on toimunud. No jaa, nagu olude ületamine, isegi mitte enese ületamine, vaid nagu laiemate, suuremate olude. Sest et praegu on ka täiesti mingisugune absurdne olukord, kus kuigi ma ostsin selle uue jubina oma MacBooki arvutile, uue selle dongli, on ju. Ma ei tea, kas sellel on mingi normaalne eestikeelne vaste isegi olemas, uue jubina. Jubin kõlab hästi dongli kohta, ma arvan. Jubin ikkagi ei võimalda ühendada USB-seadmeid selle arvutiga ja see jubin ei tee seda ka minu abikaasa arvuti küljes olles. Nii et ma ei tea, mis toimub. Ma tõin siis ühe kolmanda arvuti nüüd koju, just enne salvestust. Kas jubin seal töötab? Sinna pole jubinat vaja panna, aga seal ei tööta internet.
et nagu kõikides teistes kohtades, kus ma olen selle arvutiga viibinud, internet toimib, aga siin nüüd, kuna me peame salvestama popkulturiste, siis ikkagi aktiveerus mingisugune pahavara, ma arvan, mis on sihitud meie vastu, keegi üritab tsenseerida ja lõpetada popkulturistide podcasti, selle tegemist üleüldse. Ja ühesõnaga see pahavara või see paha inimene igal juhul ei lase ühegi võrguga ühenduda. Ühesõnaga proovisin 2 erinevat võrku ja ei ühendu. Nii et point on selles, et me siin võitleme tuuleveskitega ja mitte kunagi varem ajaloos pole olnud nii suurt survet väljastpoolt canceldada popkulturistid. Ja ma ei tea, kelle agenda see on, aga küll me välja mõtleme. Ja minu vastus on see, et me ei anna alla ja me ei lõpeta kunagi. Ja see on fakt ja see on lubadus. See tundub mingi tõesti organiseeritud rünnak olevat, sellepärast, et kui sa siin täna hakkasid mulle jälle rääkima, et sul see jubin ei töötada, et mina hakkasin kohe frustreeruma juba, et taaskord tuleb mingisugune veebikaamera heliga saade. Aga näed, me oleme võimekad. Me oleme võimsad, ma arvan, ja me peame väga võimsad. Me peame seda hoidma, seda tunnet, et me saame hakkama, saame selle saate tehtud. Me oleme võimsad ja muide, kes ei tea, me oleme ka väga korrumpeerunud ja me oleme vangis istunud väga pikalt ja me teame, mis me teeme ja kui me midagi tahame saavutada, siis me saavutame selle ja mitte miski ega mitte keegi ei saa meid peatada. Nii et popkulturistid see on, kui üldse on olnud Eesti kultuuris kultuurivedurit kui sellist, siis meie olemegi see. Ja see vedur ei peatu. Isegi kui rööpad saavad otsa, siis me ikkagi kütame edasi mööda asfalti, sädemeid pildudes, sööstame edasi tuleviku poole ja toome sealt teateid inimestele, kes on näljas info järele, et mis siis tegelikult ikkagi toimub popkultuuris. Nii et tõmbame selle saate käima. Esimene rubriik on Ivo, palun, nii? Ma just mõtlen, et kõigepealt peaks korra minevikku minema, sellepärast, et ma tahan rääkida millestki kurvast. ma saan aru, ma tõmbasin sellele nagu võimsale joonele ja kõigele nagu nüüd peale nagu kriipsu. See rong lihtsalt nagu jahvatati seal asfaldi peal nagu peeneks metallipuruks lihtsalt nagu praegu selle ühe lausega, mille sa kuuldavale tõid. Lähme siis, lonkame tagasi siis minevikku ja hakkame ikkagi sealt pihta mingi kurva looga. Ja, no nüüd 1 kuu aega tagasi suri ära Taylor Hawkins, Foo Fightersi trummar. Ja ma tundsin, et oleks lihtsalt kuidagi väga nagu ebaaus, kui me sellest üldse ei räägiks, sest minu jaoks ta oli väga, Foo Fighters on mulle nagu oluline bänd ja Taylor Hawkins, tema kaotamine mõjus mulle nagu rohkem, kui ma arvasin, sest tavaliselt see nagu kuulsate inimeste surmade teema on alati kurb, aga see ei mõju väga lähedalt, sest need inimesed ei ole päriselt ju sõbrad kuidagi või nad ei ole sulle nii lähedased inimesed enamasti, kuigi eks see loominguga on see, et kui sureb keegi, kelle looming on ääretult oluline sinu elus, siis on arusaadav ka see, et see mõjub sulle, aga kuidagi mind üllatas see, kui tugevalt ma kurvastasin sellepärast, et Taylor Hawkins suri, sest ta kuidagi seal bändis ka on olnud selline ääretult suur päikesekiir või kuidagi siuke hästi positiivne ja kuidagi siuke drive'iv inimene. Ja eks selle surmaga üks asi, mis mulle veel kuidagi hästi tugevalt mõjus, mulle meenus, et Dave Grohl kunagi ühes intervjuus rääkis sellest, kuidas Taylor Hawkins on varem peaaegu surnud üledoosi tõttu. Ja see mõjus talle ääretult laastavalt just Dave Grohlile, sellepärast, et ta oli kaotanud Kurt Cobaini juba, eks ole, enesetapu ja narkootikumide tõttu. Ja siis ta nagu kartis, et oh fuck, et järgmine lähedane sõber, eks ole, niimoodi ja õnneks ta pääses ja siis
noh, nad on koos veetnud eduka ja pika ja toreda karjääri, eks ole, Foo Fighters siis, et noh, väga vara ja väga kurb ja ma nüüd olen täheldanud, et mul on hästi raske kuulata näiteks mitte Foo Fightersit, aga mingeid Queen'i laule naljakal kombel nagu noh, Taylor Hawkins oli lisaks ka väga hea laulja ja ta tegi tihtilugu nagu oli selliseid olukordi, kus Foo Fightersi kontserdi ajal siis Taylor tuli trummide tagant välja, vahel läks Dave Grohl trummide taha, vahel oli seal mingi teine trummar ja siis nad esitasid siis Queen'i laule väga tihti ja Taylor siis laulis Freddie Mercury osa. Nii et nüüd näiteks Somebody to Love oli väga, üks hetk ma korra kontrollin järgi ühe, mul lihtsalt on meelest ära läinud. Jah, muidugi. Et Somebody to Love oli üks selline lugu, mida nad tihti tegid ja teine oli Under Pressure, mis ongi täpselt, nüüd ma olen avastanud, kui ma seda kuulen, siis ma olen veits nagu selline melanhoolne tuju tuleb peale just Taylori surma tõttu. Et kurb ja ausalt öeldes ma siiamaani vist keegi nagu väga täpselt ei tea, mis siis juhtus, aga ega see lõpuks enam oluline ei olegi. Lihtsalt väga kurb. Ja me salvestame praegu 24. aprillil 2022 ja Taylor Hawkins lahkus 6 aega tagasi 25. märtsil siis. Ja ma mäletan ka, kui see uudis tuli, siis oli Ukraina sõda, vähemalt see teine vaatus sellest kestnud 6 ja 1 päev ja kõik olid juba sellest täiesti nagu läbi põlenud, on ju, kõigist nendest nagu õudustest, mis igapäevaselt reportaažidest välja tuli ja siis ma olin ka juba nagu täiesti nagu läbi põlenud emotsionaalselt selleks ajaks ja psühholoogiliselt ja mis kõik ja nüüd on muidugi see kõik lihtsalt kestnud edasi ja on selles mõttes nagu hullem kui kunagi varem, aga tol hetkel see Taylor Hawkinsi surmauudis oli lihtsalt täiesti jälle selline nagu selline tunne oli, et see ei saa ju olla, et järjest tuleb nii palju halbu uudiseid, et lihtsalt nagu mitte ükski hommik enam ei ole nagu rahulik ega positiivne, vaid nagu konstantselt tuleb mingeid teateid, mis lihtsalt teevad nii kurvaks, kui kurb üldse olla saab ja see tundus jah, nagu täiesti nagu jabur, et jälle, kui tahta vaadata ajalugu või elu selliste aastaringide kaudu, siis ikkagi 2022 on olnud seni ikka nagu kohutav aasta. Just nagu ehmatavalt ja üllatavalt ja šokeerivalt halb jätk nagu kõigele, mis algas aastaga 2020. Ja Taylor Hawkinsi surm läheb sinna samma halbade sündmuste, halbade asjade ritta põhimõtteliselt ja et 50-aastane täiesti fenomenaalne muusik ja ma ka samamoodi tunnen nagu erilist kurbust veel on ju sellepärast alustuseks, et Hawkinsil oli perekond, on ju, ja lapsed ja et ma ei kujuta ette, kui õudne see võib olla jääda ilma oma kõige kallimast pereliikmest niimoodi, et on kuskil teises riigis hoopis, on ju, kas ta oli Tšiilis vist või? Jah, neil oli mingi Lõuna-Ameerika turnee. Jah, et sa tead, et inimene on läinud on ju tuurile nii nagu ikka ja tegelikult sealt enam mitte kunagi tagasi ei tulegi, et see süke see on kindlasti nagu täiesti nagu kirjeldamatult õudne
ja ega ma seda ette kujutada ei suuda, aga see, nii palju kui ma suudan, siis see jah, tundub nagu väga kohutav. Ja lisaks veel siis Dave Grohli ja Taylor Hawkinsi omavaheline selline sõprus ja mis tähendus ja kaal sellel oli ja just nimelt kõik see, mida sa ka kirjeldasid, et mis on olnud see Dave Grohli teekond ja kui, milline nagu läbimurre sellises nagu isiklikus ja eksistentsiaalses plaanis oli tema jaoks see, et ta kasvas välja Nirvana nagu sellisest Nirvana varemetest, on ju, ja lõi midagi, võiks öelda, et kohati isegi suuremat, on ju, kui vaadata mingite nagu kvantitatiivsete näitajate järgi, et kui palju albumeid on loodud sellest ajast peale, kui palju produktiivsem on Foo Fighters jõudnud olla ja mingite näitajate järgi ka nagu edukam, on ju, sest et on olnud rohkem aega ja rohkem vunki, et seda kõike saavutada. Aga jah, et Taylor Hawkins on olnud täiesti võtmeisik ju selle kõige juures ja mulle tundub, et nad olid jah, Dave Grohliga ikka nagu väga lähedased, et ilmselt Grohl jäi ilma oma parimast sõbrast, mul on siuke tunne, et jah, ma ei tea, ma arvan, et Foo Fighters kestab edasi, ma arvan, et nad on liiga vägevad ja liiga elus ikka veel kõik, et selle peale nagu pilli nurka visata. Aga see saab olema kindlasti väga raske ja teistmoodi aeg nüüd, mis neid ees ootab bändina ka. Et jah, väga kurb. Igatahes mõtleme sinu peale, Taylor, ja kuulame seda muusikat edasi. Ja ma tahtsin siia otsa veel küsida, et kas sul on õnnestunud vaadata, Foo Fighters jõudis veel enne seda tragöödiat teha ju filmi, ühe nagu nalja õudusfilmi, kas sa seda jõudsid näha või? Tead, mul just praegu tuli see meelde, ma hakkasin kontrollima, kas on kuskil, kus ma saan seda vaadata, aga ma ei ole veel jõudnud, jaa. Ja ma tahaks ka veel ei ole näinud seda, aga see võib olla ka päris nagu jabur ja omamoodi nagu, ma arvan, et võib-olla nagu aastate pärast see võib olla natuke tore nendele bändiliikmetele ka, et nad nagu viimase sellise suure videoprojektina tegid mingisuguse jabura õuduskomöödia nagu, et lihtsalt nagu näha oma sõpra Taylorit veel viimast korda ekraanil hiilgamas mingis täiesti sellises nagu absurdses ja naljakas kontekstis võib olla päris nagu eriline ja armas mingi aja möödudes, aga ühesõnaga, see on kõik siuke spekulatsioon ja ega ma tegelikult ei tea, mida nad seal läbi elavad ja kuidas nad sellega diilivad, aga jah, nagu ma ütlesin, ma usun, et Taylor tahaks ka, et Foo Fighters jätkuks ja ma usun, et nad leiavad endas selle jõu ja mingisuguse uue hoo, et teha nagu uus tulemine kunagi, kui nad selleks valmis on. Jaa, ma usun sama ja katsun nüüd vahepeal enne meie järgmist salvestuskorda selle filmi ära vaadates, see tundub ka selline asi, millest oleks põnev rääkida. Jaa, proovime. Muusika lainel jätkates, Ivo, kas sa Record Store Day raames plaadipoes käisid? Täna on pühapäev, see ametlikult toimus siis eile, vähemalt see esimene laine sel aastal, ma saan aru, et teine laine tuleb juunis, kui ma ei eksi. Et kas plaadipoes käisid vä? Jaa, eile ma käisin Beat Me plaadipoes, astusin sealt läbi. Ma küll pikalt ei olnud ja ühtegi plaati ära ei ostnud, küll aga ma tellisin, või tähendab mitte ei tellinud, ma sain aru, et Madis oli juba tellinud ja ma palusin siis endale ühe broneerida, kui nad kohale jõuavad. Centre El Musa on üks Eesti bänd, kes teeb sellist, ma ei tea, krautrocki või veits sellist jammi põhist muusikat ja neil tuli siin selle aasta aprillis välja album nimega Purple Stones, mida mu kolleeg Glenn mulle
mulle soovitas just eile, et väga hea plaat, ma ei olnud kuulnud, ma ei olnud sellega kursis olnud ja siis mõtlesin, et kui juba, siis võtan selle plaadi, millele mul oli just soovitus tehtud, mida ma olin natukene selleks jõudnud juba kuulata, mis jättis juba hea mulje. Kahjuks seda eile seal koha peal ei olnud, aga siis ma loodan selle järgmine nädal kätte saada. No väga hea. Sina käisid Record Store Day'l või? Ei. ma ei tea, ma just mõtlesin, et sa tõstatasid selle teema mingi, et ma sain ülirariteetse mingisuguse uue plaadi, mis sinu sokid maha lööb sinu jalgade otsast. Sinu sokid jalgade otsast ära rokib. Knock your socks off. Aga ei, ma lihtsalt ei jõudnud, sest et ei ole praegu tervis kõige tugevam ja ei taha käia rögisemas see on hea mõte, mingite inimmasside sees ja kuidagi ei saanud, aga ma lohutasin ennast sellega, et kuigi Brightonis on 2 väga vahvat plaadipoodi, mida ma oleksin kindlasti tahtnud külastada, tegelikult neid on rohkem kui 2, aga on 2 konkreetset, mida ma Record Store Day 2022 puhul lootsin külastada. Et ma lohutasin ennast sellega, et ma ikkagi tegelikult olen siin vahepeal oma nagu lemmikbändide plaate ette tellinud küll. Ja mul on vist kas 2 või 3 vinüüli juba soolas, mis ootavad ootavad seda, et nad seal tehases valmis saaksid ja teele pandaks, et inimesed saaksid hakata kuulama. Nii et ma seda tööstust üldiselt jätkuvalt toetan nii, nagu jaksan ja saan ja tegelikult ma pean ikkagi ennast ka piirama, sest et ma olen nüüd Inglismaal elanud umbes 2,5 aastat ja selle aja jooksul siin järjepidevalt tegelikult vinüüle juurde ostnud, aga mul ei ole endiselt vinüülimängijad, sest et ma ikka veel raatsinud seda väljaminekut teha. Nii et mulle tundub tegelikult nüüd juba nagu jabur lihtsalt nagu tuua koju neid vinüüle, kuigi ma neid kuulata ju ei saa. Või noh, ma tegelikult tahaksin, vaata osa sellest vinüüli ostmise naudingust on ju see ka, et sa jõuad selle plaadiga koju ja siis sa saad nagu võtta selle niimoodi ettevaatlikult ja rahulikult ümbrisest välja ja hakata kuulama. Aga kui see seda kogemust ei ole kordagi, eks ole. Jah, et kui see kuulamise hetk saabub alles millalgi aastate pärast, on ju, et siis mõnes mõttes on siuke tunne, et siis ma võin ka selle plaadi ju osta võib-olla aastate pärast, et ma ei pea praegu nagu käima. Ma ei pea minema kell 6:30 hommikul plaadipoe ukse taha järjekorda seisma, et saada see üks eksemplar sellest väga rariteetsest Record Store Day release'ist. Ma ei tea, et see nagu ei ole seda väärt või kuidagi kaotab oma mõtte põhimõtteliselt. Ja ei, ma täitsa mõistan seda, mul oli ka väga pikka aega täpselt sama teema, et ma ostsin plaate, aga vinüülimängija oli kuskil pööningul koos mu vinüülidega hoiul. Et ma alles tegelikult siin mõne kuu eest selle plaadimängija sealt ära tõin ja nüüd kuidagi jälle on oluliselt nauditavam see protsess. Ma olengi käinud siin, selline vinüülplaadipood on Tallinnas nagu Terminal, lisaks siis meie suurele lemmikule Beatme'le, kus ma siis olen ka niimoodi, see on siuke ohtliku koha peal, ta asub täpselt seal rongijaama kõrval, Balti jaama kõrval ja hästi tihti tekib siuke olukord, kus ma lihtsalt niimoodi oodates rongi astun sealt läbi, et see mõni minut nii-öelda veeta kuidagi produktiivsemalt ja tavaliselt lahkun siis sealt vaesemana, mis ei ole, ma ütlen, et see on selline ohtlik koht ja ohtlik pood. Ehk siis sind röövitakse paljaks seal? Ei no ma ikka ise hea meelega annan ära seda raha sinna, aga ma ütlen, et see on siuke, et tegelikult kui ma sinna ei peaks minema või üldse ei läheks, siis võib-olla mul nii palju seda raha ei kuluks, aga mis mulle väga üldiselt ma tahan segada siia vahele lihtsalt, et öelda, et see lihtsalt näitab, et ega paigad ei muutu, et iga koht on see, mis ta on aegade algusest aegade lõpuni ja Balti jaam oli siuke ohtlik kant, kust ei tasunud väga nagu läbi käia niimoodi üksi ja ta on seda ka praegu, kuigi see
pealispind on nüüd nagu niimoodi läikima löödud ja tehtud siukseks nunnuks, on ju, aga seda ohtlikum see on, et endiselt on nii, et kui sa paldast läbi jalutad üksi, sind röövitakse paljaks põhimõtteliselt, lihtsalt seda tehakse nüüd nagu niimoodi naeratuse saatel ja nagu nunnumalt kui varem. Mulle väga meeldib nende puhul, nad on teinud sellise videoseeria nimega Minu plaadisaak, kus vist eelmises osas oli äkki Mart Juur. Ja ma nägin ka seda sama. See on tore rubriik. Hästi kihvt on niimoodi kuulda, mis plaat inimesed ostavad, miks, mis tundeid ja mõtteid see nendest tekitab ja just ka see Mart Juure plaadisaak spetsiifiliselt, et ma olen küll hästi suur Iron Maideni fänn olnud alates umbes 99. aastast, kui ma nüüd esimest korda kontserdil nägin. Ja see on nüüd juba 23 aastat tagasi tegelikult, uskumatult pikk aeg, arvestades, et ma ise olen alles 30, issand kui vana, 4. Ja tema siis see kirjeldus sellest, kuidas iga kord, kui uus Iron Maideni plaat tuleb, on selline, kui tore on ju, aga siis on mõte, et aga ilmselt ma seda nagu ei osta. Ja siis ikka nagu tegelikult nagu kuuled, et palju head ja siis ikka ostad ja ühesõnaga, et mul on nagu natukene sarnased tunded vaikselt tekkinud Iron Maideniga, aga üldiselt ja teine asi, mis ta välja tõi, oli muidugi Uriah Heepi Demons and Wizards album, ta kirjeldas Uriah Heepi kui ühte oma nooruspõlve ansamblitest ja kuidagi nagu taasavastas siis neid nüüd. Minu jaoks Demons and Wizards on üks paremaid klassikalise rocki albumeid üldse ja minu meelest Uriah Heep selles mõttes on hästi kuidagi alahinnatud, et nad on alati siuke veits nišikam olnud kui ma ei tea, Deep Purple või teised siuksed nagu suuremad nimed. Nad kindlasti on nagu suur nimi klassikalise rocki ajaloos, aga ma arvan, et Demons and Wizards on üks paremaid selle žanri plaate üldse, nagu ta on nagu läbivalt lihtsalt väga hea plaat, seal on väga mitu head lugu ja ta toimib nagu tervikloominguna nagu ääretult hästi. Nii et ma loodan, Mart, et sul on hea kuulamine olnud nende plaatidega. Ja ma loodan, et Terminalilt neid videosid tuleb juurde, et need tundub hästi põnev nagu selline projekt. Siuke üldse mitte sujuv üleminek, aga põhimõtteliselt teine bänd nagu kelle vinüüli ma võib-olla isegi kaaluksin osta nüüd, mis on värskelt välja tulnud, on Red Hot Chili Peppers. Nende album Unlimited Love. Ma ei tea, kui palju sa või kui vähe sa üldse oled kunagi mõelnud nende peale või neist hoolinud. Et Red Hot Chili Peppersil on mitu väga-väga head lugu ja kindlasti on neil ka mitu väga head plaati, kuigi ma ei ole neid kunagi niimoodi plaadikaupa tõsiselt ette võtnud. Välja arvatud Californication, mis on väga hea plaat, aga mis kõlab nii halvasti, et ma ei taha teda kuulata. Ta on nii mitte üle produtseeritud, aga ta on nii valjuks keeratud, et teda on natukene ebamugav kuulata. Et mul on neid plaate kahjuks veel, mille puhul ma pean tõdema, et tegu on väga hea plaadiga, aga ma ei saa teda kuulata lihtsalt, sest see heli häirib mind nii kohutavalt, ta on nii klaustrofoobiline, intensiivne. Ja Californication kahjuks on üks tugevamaid näiteid sellistest albumitest. Ja muus osas nagu peale selle, et ma arvan, et tegu on väga andekate inimestega, väga huvitava viisiga, kuidas erinevaid žanreid kokku niimoodi panna, siis ausalt öeldes ma vist kuulasin ühte uut singlit nende sellelt uuelt plaadilt, seda kõige esimest. Lihtsalt, et näed, et Red Hot Chili Peppersil on uus lugu väljas. Ja ma kuulasin seda mingi selline hea poole peale isegi vist. et ei inspireerinud ja kuidagi see plaat samamoodi ei ole tõmmanud tähelepanu. Küll aga Jack White'il on uus plaat väljas, mis on väga selline... see on nüüd väljas? Jaa, väga Eesti lipu värvides on ta viimasel ajal, ta on selline sinimust-valge. Ta kannab, tal on hästi intensiivsed sinised juuksed. Tal on nahk kuidagi hästi valgeks puuderdatud, ma eeldan. Ja siis ta kannab siukseid musti ja siniseid riideid. Selle albumi nimi on Fear of the Dawn ja selle kaanekujundus on ka sinimust-valge, et siuke mõtlen, väga, väga eestilik on see kõik olnud. Sobiks väga hästi meie, ma ei tea, näiteks vabariigi aastapäeva kontserdile sobiks esinema Jack White oma sinimust-valges välimuses. Ja see plaat on päris kihvt. Ta on keeruline plaat, millesse kuidagi sisse elada, sest ta
ta on lihtsalt väga intensiivne ja väga mitmekesine ja väga sihuke kohati raju ja räige ja veider, väga-väga veider, aga selles veidruses peitubki see nagu põnevus ja huvi ja ilu, et ma saan aru, et see on nagu sellel aastal, siis tal on plaanis 2 plaati välja anda, see on esimene ja mulle see täitsa meeldib. Väga hea, et sa seda mulle meelde tuletasid, sest et ma üritasin kuidagi hoida meeles, et noh, et kui see album nüüd täitsa tervikuna välja tuleb, et ma siis kohe hakkaksin seda ka kuulama, aga vahepeal on muidugi tulnud muu elu sisse ja siis see lihtsalt ununes, nii et ma kindlasti kuulan selle üle nüüd lähiajal. Jack White on minu jaoks natuke samasugune tegelane nagu Chili Peppers tegelikult, nagu see sinu poolt, nagu see sinu kirjeldus Chili Peppersile, mida sa just siin kuuldavale tõid, et tegu on minu silmis Jack White'i puhul siis nagu väga andeka ja mitmekülgse muusikuga ja nii edasi, aga lihtsalt mingil põhjusel ma nagu ei ole oma elus väga palju vajanud nagu tema muusikat otseselt, et on olnud mingisuguseid White Stripesi lugusid, mis on mulle väga-väga meeldinud ja mis on nagu juba kui nad pildile ilmusid, siis oli tunda, et see on nagu mingisugune et neil on mingi siuke eripära ja siuke nagu löögijõud, et lihtsalt neid on võimatu nagu mitte märgata, et nad on nagu võimsad ja vägevad ja huvitavad ja nad kuidagi muutsid moodsat rocki nagu, tõid sinna midagi väga vana, aga muutsid sellega kuidagi väga uueks. Ja ma olen käinud White Stripesi kontserdil klubis Hollywood ja ma olen vahel vaadanud YouTube'ist mingeid laive ja asju, mis on nagu väga võimsad olnud ja see kõik on nagu väga äge, aga ma ei ole niimoodi nagu pühendunud mitte kunagi ausalt öeldes, et ma ilmselt ei oskaks öelda nagu, mul ei ole nagu ettekujutust White Stripesi albumitest tervikuna ja nii edasi ja Jack White'i loominguga on nagu veel abstraktsem see kõik mu jaoks, nagu et see kõik on nagu veel rohkem nagu laiali valguv mu jaoks, et ma ei ole seda pilti enda jaoks kokku pannud ja Peppersiga on nagu sama lugu, et ma kuidagi ei ole kunagi varem elus leidnud oma elus kohta sellele Peppersi süksele nagu unistavale, natukene nagu hämarale süksele nagu, aga samas süksele nagu soojale ja mõnusale süksele nagu California vibe'ile, et ma kuidagi eriti nooremana nagu suutsin väga vähe kuulata tegelikult sükest nagu positiivset muusikat ja sealjuures ka sükest humoorikat muusikat, me oleme sellest ka rääkinud nagu, et kuna Peppers on natuke ka süke nagu, nad nagu viskavad ka nalja palju, on ju, ja see ongi nende juures nii ahvatlev väga paljudele inimestele, et nad on süksed triksterid, on ju, ja nii palju esinenud, on ju, ihualasti niimoodi, et sokid on munade ja nokside otsas, on ju, ja et kõik see nagu süke nagu lollitamine ja süke nagu jauramine käib ka neil nagu asja juurde ja see on nagu osa sellest võlust, et ma ei ole nagu kunagi nagu vajanud seda kuidagi otseselt või see ei ole nagu nii ära klikkinud, aga naljakal kombel lihtsalt, kuna ma nüüd olen nii nagu, mul on korgid nii läbi löönud nagu sõjauudiste valguses ja nagu kõige muuga seoses, millega peab siin igapäevaselt tegelema, et siis nüüd järsku avanes minu südames koht millelegi, mis on lihtsalt nagu positiivne ja kerge. Mitte, et Peppers oleks nagu ainult positiivne ja kerge, aga kuidagi see uus album Unlimited Love, nagu ma nagu leidsin sellele koha või kuidagi vähemalt leidsin ruumi, et seda kuulata. Ja see ongi nagu siuke, ma ei ütleks, et see on väga nagu mingi jõuline ja rabav album. Pigem isegi nagu natuke tundub nagu siuke nagu kuidas öelda, nagu väsinud või, et need vanad nagu triksterid on nagu jäänud vanaks, nagu selgelt nagu on tunda seda, on ju, aga ikkagi see California päikese kuumus nagu kõlab sealt läbi ja see on mõjunud natuke nagu lohutavalt mulle viimastel päevadel. Nii et sellepärast ma olen hakanud kuulama seda Unlimited Love albumit, kuigi ma annan endale aru, et see ei ole enam nii punchy ja äge, kui oli nagu
noh, Peppers oma nagu eelmises, kuidas öelda, veel eelmises siukses nagu faasis või veel enne seda, kui nad täitsa nagu vanameesteks muutusid. Sest nüüd on ikkagi vanad mehed, olgem ausad. Jah, ma arvan, et see on kõik väga okei. Et kui sa siin varsti hakkad mingit Coldplay Music of the Spheres'i kuulama, siis ma võib-olla muretseks veits rohkem sinu kultuurilise arengu pärast, aga sellest pole ka midagi hullu. Üritasin kuulata, aga ma püüdsin seda kuulata nagu paar korda ja siis ikkagi ei läinud üldse. See jah, ei. Aga mida sa hakkasid ütlema sinna vahele ikkagi veel Jack White'i ja Peppersi kohta? Ma hakkasin ütlema seda, et ma nagu, ma saan aru, miks Jack White'i eriti nagu see soololooming sulle niimoodi mõjunud on. Mina ütleks ausalt, et 2 Jack White'i projekti, mis mulle kõige rohkem on meeldinud, ei ole üldse mitte tema need nagu sooloplaadid ega ka mitte White Stripes, vaid kõige ägedamad plaadid, mis ta minu meelest teinud on sellise ansambli koosseisus nagu The Raconteurs. Mõlemad plaadid, mis nad välja andnud on täiesti uskumatult head. Ja üks selline ja teine projekt, mis mulle talt on väga meeldinud, on sellise country muusiku nagu Loretta Lynni plaat Van Lear Rose, mille nad siis koos kuskil aastal 2004 välja andsid, kus on siis Loretta Lynni kirjutatud lood ja Jack White oli siis produtsent ja kirjutas või mängis hästi palju erinevaid instrumente kogu selle plaadi peale. Et see on, ma saan aru, see on siuke country album, mitte väga nagu otsene Jack White'i teema, aga see on hästi hea country album ja hästi lahe. Samas, ma ei ole seda kuulnud seda albumit, väga tahaks kuulata tegelikult, nii et aitäh, et seda mainisid. Aga ma ütleks, et see on väga Jack White'i teema samas. Vabandust, et kui lihtsalt vaadata, et kust on tema põhilised mõjutused tulnud ja ma vist nägin kunagi mingisugust, ilmselt YouTube'ist nägin mingit sellist portreelugu Jack White'ist, kus ta rääkis oma erinevatest pillidest ja kaamera jälitas teda, kui ta seal käis oma majas ringi ja stuudios ja oma kodulinnas ja noh, see on väga selge, et selline Ameerika vana siuke blues ja country ja kõik see on nagu väga-väga sügavalt ja tugevalt mõjutanud tema enda heliloomingut ja tema enda sellist nagu tunnetust üldse muusikuna. Nii et mulle tundub see väga loomulik klapp nagu Jack White'i ja country vahel. Ta on, aga noh, mõtlen, et võib-olla kui nagu lihtsalt meenutada, et mis on Jack White'i loomingus kõige olulisem, siis ma arvan, et võib-olla country plaat Loretta Lynniga enamus inimestel kohe ei hüppa pähe, aga mulle ta on kuidagi hästi oluline. Tõsi. Ma siuke tunne muusikast täna kuidagi sobib rääkida, ma mõtlen, ma võtan selle muusika teema ja lähen nüüd kuhugi hoopis äkki depressiivsematele radadele, äkki ka mitte vaatama, kuhu me välja jõuame. Lähme veel depressiiv, sest Taylor Hawkinsi surm ei olnud üldse nagu veel piisavalt masendav. Ja võtame ikka, 2022 ikka, teeme ikka theme year, vaata. Edaspidi kõik popkulturistide saated on ainult masendavad, et see rong läks rööbastelt maha ja me ei plaani teda isegi rongile nagu rööbastele tagasi panna. Kas sa oled kuulnud sellist laulu nagu John Lennoni Working Class Hero? Ma ütleks, et ei ole ja võib-olla see on vale vastus. Võib-olla ma olen, aga ma ei tea, aga ma lihtsalt ei teadvustanud endale, et see on see laul, aga selle pealkirja kuulmise peale mul mingit meloodiat peas ei hakka mängima igal juhul. Jah, ma ei teagi, kuhu selle teemaga niimoodi minna. Ma püüan siis ära sulle selgitada, mis lugu see on. John Lennon
kirjutas selle loo, John Lennon pole ise kunagi mingi väga working class olnud, eks ole, nagu pigem. Ta ikkagi oli nagu veits nagu higher class või noh, see Briti klasside süsteem on mingi, eriti sel ajal, kui John Lennon üles kasvas, oli mingi eriti nagu, see olenes sellest, kus sa elasid, mis auto su isal oli ja isegi mitte mis auto, vaid mis auto margi tüüp ja kuni selleni välja, et mis kooli siis ja mis riided, no ühesõnaga nagu meil kõigil, eks ole. Et tema ei olnud kunagi nagu väga working class, aga ta on kirjutanud sellise loo, kus ta siis räägib sellest, kui kohutav see kõik on, kui kohutav on üleskasvamine, kui halvasti inimesed kohtlevad üksteist ja kuidas noh, ühesõnaga terve elu sind pannakse tundma väikese ja mõttetuna ja nad vihkavad sind, kui sa oled koolis tark ja vihkavad samamoodi vihkavad inimest, kes on rumal ja ei saagi aru, mida sa siis pead järgima ja tegema ja kui sind 20 aastat seal koolis on piinatud ja hirmutatud, et siis öeldakse sulle, et sa pead nüüd karjääri valima ja sa ei saa arugi õieti midagi, sest sa oled hirmu täis ja sa tegelikult ei tea, mida sa tahad ja kuidas. Aga õnneks on olemas, eks ole, religioon ja seks ja televisioon, mis kõik siis nagu hoiavad sind nagu sellises tundes, et sina mõistad ja oled klassivaba ja ühesõnaga sihuke kurb laul, ühesõnaga lõpeb siis selle salmiga, et tipus on veel ruumi, sulle vähemalt öeldakse, aga kõigepealt sa pead õppima naeratama samal ajal, kui sa tapad, kui sa tahad olla nagu need mäeotsas olevad inimesed. Ja see on hästi küüniline vaade elule ja karjäärile ja ma kujutan ette, et noh, inimestele, kes võib-olla pole oma eluvalikutega rahul või sellega, kuidas nende elu on läinud, see võibki nii tunduda. Ma ei tea, kuidas John Lennonile tundus. Kas ta kirjutas selle oma mõtetest või kellegi teise mõtetest, ma ei ole seda kunagi niimoodi uurinud, aga see pani mind mõtlema selle üle, et ma olen ka nagu hästi palju oma eluvalikute, karjääri ja kõige peale mõelnud ja noh, ma ütlen, et ma ei samastu kuidagi selle lauluga, ma teismelisena tahtsin olla siuke edgy ja siis mõtlesin, et täiega nagu õiged sõnumid koolis, täiega hirmutatakse sind ära ja vihatakse sind, kui sa oled tark ja rumal ja mida iganes. Et ma nagu tol hetkel see nagu kõnetas mind, aga rohkem sellepärast, et ma olin vihane teismeline, mitte et see minu oma elust oleks kuidagi rääkinud. Aga praegu ta nagu ei kõneta mind, aga ta tekitas mul nagu sellise huvitava tunde, et kuidas me üldse nagu teeme neid eluvalikuid, et noh, need pointid, mis siin on kõik hästi õiged, et noh, tegelikult noh, me kasvamegi üles väga ebaideaalsetes tingimustes, meie haridussüsteem on väga kaugel ideaalsest, eriti kui meie koolis käisime, ma usun, et ehk on mõni asi paremaks läinud, aga ma usun, et meie hariduse osas tehti väga palju asju, mis ei ole kuidagi lapse arengut või sihukest täisväärtuslikku elu toetavaid valikuid on tehtud meie haridusel. Ja noh, ka selle kõige põhjal need valikud, mis me ise teeme, noh, ma ei tea, kuidas sinul nagu karjäärivalikuga oli, mina astusin 2 erialasse sisse, kui ma lõpetasin keskkooli, et ma andsin paberid sisse montaaži režissööriks Balti Filmi Meediakooli ja teised paberid andsin siis sisse Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogiasse. Ma kummagi õppekava kohta väga palju ei uurinud. Vähemalt selles Balti Filmi Meediakoolis ma käisin mingi sissejuhatavas tunnis, kus anti ülevaade, mida seal koolis õpetatakse, aga Tartu Ülikoolis ma lihtsalt vaatasin, et mulle see loodusteema nagu ju huvitab ja keskkonnatehnoloogia kõlab nagu lahedalt, et annan sinna paberid sisse. Ja see valiku tegemise koht siis nende 2 vahel oli umbes nii, et tol päeval, kui oli sisseastumiskatsed Balti Filmi Meediakoolis, mul hommikul oli kõht halb ja Tartu Ülikoolis oli see ainult paberite sisseandmise vaev, et katseid ei olnud ja ma juba teadsin, et ma olin sinna sisse saanud, nii et noh, ma läksin Tartu Ülikooli, et noh, see valiku tegemise koht ei ole just kõige nagu läbimõeldum ilmselt, kui sa mõtled nagu kogu karjääri ja kõige muu peale, aga see ei ole, ütleme siis nüüd siin teeme veel ühe lolli nalja ka, et need kõhutunde baasilt tehtud otsused ei ole kunagi elus mulle nagu midagi liiga teinud, et need on nagu minu kasuks pigem töötanud ja ma ei tea, kas see on sellepärast, et ma ise olen nagu nendest võtnud siis hiljem midagi, et ma ei ole kunagi jõudnud selleni, et ma väga kahetsen neid või siis lihtsalt mul on hästi läinud ja mul on vedanud, mis tõenäoliselt on ka väga-väga tõsi. Või millest see nagu tuleb, sest hoolimata nendest hoolimata sellest nagu väga ebaideaalsest olukorrast, kus noh,
ma arvan, et enamus meie põlvkonda kuidagi nagu haris ennast ja kõigest muust, siis ma ei tea, ma nagu ei tunne seda suurt kriisi selle osas. Ja ei ole kunagi nagu tundnud, isegi nendes olukordades, kus ma tunnen, et võib-olla ma ei taha enam seda tööd teha, mida ma tahan, või ma ei taha enam, isegi võib-olla tihti, või noh, ma olen mõelnud ka seda, et kas ma tahan eluaeg näiteks selle keskkonna teemaga tegeleda. Ja olengi mõelnud, aga sellest ei ole ka midagi hullu, kui ei taha. Et ma ei tea, kuidas sinul nagu, kuidas sa üldse jõudsid nende valikuteni ja kas sa tunned, et see kõik on olnud nagu kuidagi selline, noh, nagu John Lennon laulab, selline väga valus ja keeruline ja võitlusmoment või võib-olla see, mida ma tahan öelda, et mul on nagu, ma oskasin selle looga samastuda, kui ma olin vihane teismeline, aga ainult sellepärast, et ma olin vihane teismeline ja ma tegelikult täna enam ei mõista seda, mis siin loos on. Ma tahaksin võib-olla paremini mõista. No esiteks, ma ei olnud kuulnud seda sinu ülikooli eriala valiku lugu. See on väga huvitav, et see kuidagi niimoodi läks, et just nagu natuke nagu juhuse tahtel ka asusid sa sellele teekonnale, mis on sind siia nüüd välja toonud. Sest et sul on ju nii mitmekesine ja huvitav elu olnud seni ja kõik su tööd ja tegemised on viinud sind nii paljudesse põnevatesse kohtadesse ja täitsa kummaline oleks mõelda või ette kujutada ühte teist Ivo, kes oleks hoopis kuskil filmi- ja reklaamimaailmas võib-olla aktiivsem ja muud kui monteeriks. See oleks väga teistmoodi elu kuidagi. Või noh, ma olen, kuna ma pole tundnud sind sellisena, noh, ühesõnaga siis, kui me tutvusime, siis sa juba olid üle peakaela kogu selles nagu keskkonnatemaatikas sees. Või no vähemalt nagu, on ju, sa õppisid seda mikrobioloogia värki, et see juba on nagu olemuslikult keskkonnaga nii seotud, et sina ja keskkond, need olid nagu täiesti siuke lahutamatu kooslus mu jaoks ja pole olnud põhjust isegi mõelda, noh, et kas sul oli mõni muu, ma ei tea, nagu karjääriplaan ka peale selle. Nii et väga naljakas lugu jah, et sul siis nagu lihtsalt nagu juhuse tahtel tegelikult läks ka võib-olla osaliselt nii nagu läks ja et sa nüüd oled hoopis üks teine Ivo. Aga ma arvan, et see, et sa ütled, et sa ei ole nagu piinelnud või tundnud suurt valu nagu sellepärast, et noh, et mis tööd teha või et isegi kui kuskil on miski ammendunud, et siis see nagu ümberharjumine mingisuguse uue elu ja uue tööga pole olnud nagu mingi väga ränk katsumus jaoks, et see võib-olla viitab ikkagi rohkem mingisugusele isiksuse omadusele kui millelegi muule. Mulle tundub, et on ikkagi palju inimesi, kelle jaoks muutused on väga valulikud ja ebamugavad ja kes lähevadki läbi elu niimoodi, et nad tegelikult ei leiagi üles seda oma rida või oma teemat, millele nad tahaksid pühenduda, et nad lihtsalt teevad mingit tööd ja kui nad sealt, kui töönädal saab läbi, et siis nad nagu noh, tingimata ei mõtle selle peale, et kui vägevaid asju sai tehtud nüüd tööl ja kuidas järgmine nädal saaks võib-olla veel paremini ja kuidagi huvitavamalt lahendada mingeid asju, et töö on lihtsalt mingi asi, mida tehakse, sest et sealt saab palka ja kõik see muu seal ümber on nagu see, mis on peamine, on ju, mida siis see palk, töölt saadud palk siis nagu kuidagi toetab, aga et see töö ise tingimata nagu ei inspireeri ega kuidagi kanna endas mingit suuremat tähendust selle inimese elus. Ja mul on olnud õnne mitte olla selline inimene üldse, nii et ma olen ka nagu
alati teinud, nagu sa ütlesid, kõhutunde järgi asju ja ma ei ütle, et see on nagu kuidagi ainus või kindlasti see pole ainus lähenemine ja kindlasti see ei ole ka nagu see peamine eduvõti või midagi sellist, et ma varem olin selles mõttes nagu, kui rääkida, et mismoodi ma nooremana mõtlesin, et siis ma võib-olla varem olin isegi nagu radikaalsem selle koha pealt, et peab tegema ikkagi seda, mis on nagu sinu teema ja sinu rida ja peab kõhutunde järgi ikkagi nagu liikuma siin elus ja kõik muu on nagu kuidagi vähem tähtis või suunab sind nagu kehvemini nende õigete asjade poole, aga tegelikult ma arvan, et mingit nagu strateegilist mõtlemist on ka ikkagi vaja või see võib olla väga abiks, kui inimesel on nagu mingisugune hea sihuke planeerimisoskus ja mingisugune pikema ajakavaga sihuke ülevaade selle kohta, et mida ta elus üldse tahab saavutada ja kuidas siis jõuda nendesse punktidesse ja ühesõnaga sihuke strateegiline lähenemine. Et see kindlasti aitab ka palju, aga mul lihtsalt ei ole kuidagi, ei ole olnud vaja mõelda strateegiliselt, ilmselt ongi olnud õnne nii palju, et ma olen lihtsalt nagu teinud asju, mis on omanud mu jaoks tähendust kõigepealt, et ta peab olema nagu tähenduslik tegevus ja siis selle kaudu on üks asi viinud teiseni niimoodi, et ma olen alati tegelikult teinud nagu väga põnevaid, ma olen pidanud erinevaid põnevaid ameteid ja mul on alati olnud nagu usku nendesse ametitesse ja tööviljadesse ja nii ma ka praegu siis olen nii-öelda nagu kirjanduse ja teatri kaudu jõudnud videomängu tööstusesse ja töötan endiselt kirjaniku ja lavastajana tegelikult on ju, aga see väljund avaldub siis lihtsalt nagu ühes teises meediumis ja ma ei ütle, et ma siia jään nagu igaveseks või et mitte kunagi enam ühtegi raamatut ei avalda ega ühtegi lavastust ei tee, aga see on lihtsalt nagu jällegi osa sellest kõhutunde järgi kujundatud protsessist või kulgemisest, et kui kõhutunne ütleb, siis mingil hetkel ilmselt on vaja siis liikuda mingisse järgmisesse kohta, aga praegu on kõhutunne selline, et ma olen õiges kohas ja teen õiget asja, nii et ma ei tea, et see on niisugune naljakas asi, mida nagu tundub, et nagu peab rääkima noortele, eriti kes seal keskkoolis vaevlevad ja kes võib-olla elavad läbi seda, millest Lennon laulis, on ju. Ja siis on nagu oluline sisendada inimestele eneseusku ja seda, et sa pead ikkagi nagu, ma ei tea, kuidagi nagu, et sinu elu on sinu oma ja keegi teine seda sinu eest elada ei saa, nii et parem siis juba nagu proovida ja katsetada neid asju, mida tingimata võib-olla teised heaks ei kiida, aga mida sa ise tunned, et sa nagu pead nagu proovima ja ära tegema, et hiljem võib-olla selleks juba hilja ja ühesõnaga, et usu endasse ja usu oma ideedesse ja kuula oma südant ja kuula oma kõhutunnet, on ju. Aga ma ei tea, aastatega ongi sinna juurde tulnud ka see, et aga mõtle ikkagi nagu selle peale ka, et kuidas sa nagu toime tuled elus nagu kuidas sa saad olla nagu rahaliselt nagu sõltumatu oma, ma ei tea, vanematest alustuseks juba ja nii edasi, et sihuke nagu, et ma ei taha jätta ka muljet, et nagu sihuke ma ei tea, kergel tuuleiilil lendlemine nagu on sihuke default mode, millega igaüks suudab nagu elus, ma ei tea, oma nagu eesmärke saavutada, et see nüüdseks tundub mulle ka natuke isegi sihuke nagu eksitav nõuanne, nagu et kuula ainult nagu oma südant ja ära hooli millestki või kuidagi, saad aru, et see on sihuke nagu, et see on lihtsalt, see on nagu selle tõe üks tahk või üks dimensioon, aga minu arust sinna juurde võiks tulla ka mingi teine mõõde, mis on sihuke nagu planeeritum lähenemine oma, ma ei tea, soovidele ja eesmärkidele, vaata. Jah, ma isegi ütleks, et see on kohutavalt halb nõuanne, et noh, nagu tee elus valikud ainult selle pealt, et sa kuulad oma südant, aga
ja teed seda, mis sa unistad teha ja kõik muu on seal kõrval nagu ebaoluline, aga ma olen pigem nõus sellega, mida sina ütlesid, et on nagu üks pool sellest, sest loomulikult sa pead tegelikult ka kuulama seda, mida sa nagu tegelikult siis tahad ja soovid oma elus tunda ja kogeda. Ja teistpidi, seesama Lennoni laul ja need tunded, mis mul sellega seoses olid siis teismelisena, millal ma samastusin mingis mõttes sellega, et ma arvan, et see on ka samamoodi nagu üks siuke tükike kogu sellest laiast pildist, sest selle Lennoni laulu keskne tees on, et kõikidest nendest probleemides, mis sinu elus on süüdi keegi teine. Et on ta siis sinu vanemad või kool või su ülemus või riik või ma ei tea, megakorporatsioonid, kes kõik sulle näkku naeravad terve su elu või ei oska sind aidata või ei oska sind kuulata, ei oska sulle aega anda ja seetõttu sa ei jõua kuhugi, seetõttu sa oled oma nii-öelda klassi ja oma kasti määratud ja sinna sa suuresti jääd, kui sa just ei ole nõus tegema koletuid asju selleks, et edasi liikuda, edasi pürgida ja minu kogemus endal on, ma võisin teismelisena maailma nii küünilisena näha ja ette kujutada, aga minu kogemus on, et see pole tõsi. Aga mul oleks ka täiesti väär väita, et selles ei ole oma tõetera sees ja et ei ole inimesi, kes jäävadki nagu teatud mõttes nende hammasrataste vahel, et neile kas nende kasvatuse või kooli või tööandjate näol tehakse nii palju liiga, et nad ei tunnetagi enam kunagi seda, et nad suudavad liikuda kuhugi kaugemale või ületada ennast või liikuda mingite asjade poole, mis neile rohkem nagu huvi või vajadust või mis rohkem nende vajadustega seotud oleks. Et ma olen alati väga raske nagu neid teemasid niimoodi läbi mõtestada läbi selle kogemuse, mis mul endal on olnud, sellepärast, et see on, eks ole, ainult üks kogemus. Ja ma võin ette kujutada, et inimestel on hästi-hästi erinevaid kogemusi, nii palju positiivsemaid kui palju negatiivsemaid kui minul. Aga võib-olla seda laulu kuulates mulle tuli meelde see frustratsioon, mis mul teismelisena oli võib-olla kõige osas. Et siis, ma ütlen, see oli siuke tugev kontrast, ma ei ole väga pikka aega seda laulu kuulanud, ma üldse Lennoni soololoomingut ei ole üsna, mõni üksik laul välja arvatud, jõuluajal ikka vahel kuuled Merry Xmas, War is over, eks ole, ja Imagine it ikka keegi kuskil laseb vahel. Aga palju tema soololoomingut on selline, millega ma ei ole ikka aastaid, ikka väga mitmeid aastaid üldse nagu kokku puutunud, hoolimata sellest, et teismelisena ma kuulasin seda päris palju või noorena. Ja see nagu kogemuste erinevus oli lihtsalt kuidagi väga suur, et ma kuulasin seda laulu ja mulle meenus see tunne, millega ma teda alguses kuulasin, millega ma teda siis kuulasin ja siis see nagu mõte, et kas mu tunded tol hetkel olid õiged ja kas see kõik on tõsi ja nii nagu Lennon laulab või on see lihtsalt mingi äng. Ja mul on tunne, et nagu kumbki pole õige, et pigem see on nagu nende erinevate dimensioonide küsimus, nagu sa ka välja tõid, et ta on kõikide nende positiivsete narratiivide võimaluste kõrval ka üks nagu selline rolli mängiv aspekt, mis kellelgi võib väga tugevat rolli mängida või vähemasti need tunded, mida Lennon seal väljendavad, on arusaadavad, miks nad võivad inimestel tekkida vahel väga-väga-väga tugevalt, võttes arvesse seda, mida me tegelikult ka kogemuslikult oleme maailma kohta tajunud, et tõesti, koolides tehakse kohutavaid asju inimeste enesekindlusega, vanemad võivad teha halbu asju sinu enesekindlusega või sinu võimalusega enda elu üldse määrata ja seada või sinu valmidusega riske võtta. Puhtalt see, kui palju su perel on raha näiteks, võib määrata selle, kui riskialdis sa oled, sest sa ei tea, kui sul seda raha väga ei ole, siis sa ei saa ka väga palju riske võtta, sest sa kardad, et selle mõju sulle võib olla laastav majanduslikult ja kõik muud sellised nagu küsimused, mis on tegelikult need väga välised faktorid, mis määravad ära selle, kuidas sa siin maailmas nagu toimid ja millist tööd sa teed ja kõike muud, aga see on jah nii veider, et minu kogemus on olnud pigem see, et ega ma nüüd mingi super targasti pole siit maailmast nagu läbi kõndinud nende töövalikute asjadega, pigem ma olen alati, ma ei saa öelda otseselt, et ma olen see olnud, kes on järginud nagu oma südant
et noh, et tee seda, mida sa armastad ja kõik muu on nagu okei, sest noh, nagu ma ütlesin, et ega need valikud, mis ma näiteks ülikooli minnes tegin, olid suhteliselt sellised, tundub huvitav tüüpi nagu valikud. Ja noh, ülikooli sees ma tegin hästi palju valikuid lähtuvalt sellest lihtsalt, mis mulle tundus sellel teel need kõige huvitavamad asjad või mis mind nagu kõige rohkem paelusid või vahel ka päris ausalt tunnistades lihtsalt võttes kõige raskema asja, sellepärast et see oli impressive teistele, et ma valisin selle raske asja, et teised ei julgenud seda rasket asja võtta, siis mina tundsin, et noh, ma ei tea, näiteks kogu selle mikroobsete protsesside poole minek, seal oli natukene selline tunne sees, et see ei olnud kõige popim ala, see oli tegelikult reaalselt mina ja üks mu kursaõde valisime selle alguses, kõik teised valisid midagi muud, seda nähti nagu keerulisena või vähem huvipakkuvana. Ja ma vahel teen elus valikuid lähtuvalt sellest, et paista erilisena välja, et kui ma nagu hästi aus olen selle kõigega, aga see ei ole nagu otseselt viinud mind kuhugi valesse kohta. Ma ei ole selle läbi, ma usun, kannatanud ja see on väga huvitav kontrast sellega, et tegelikult võib-olla, ma ei tea siis, kas parem oleks olnud olla rohkem strateegiline või oleks see mulle mingit lisastressi ja just probleeme kaasa toonud, mida ma ei oskagi täna näha. Ja ausalt öeldes see kõik on rohkem seotud sellega, et täna ma mõtlen, et kuidas edasi minna, et kas ma peaksin edasi minema samamoodi või peaksin ma, teades seda, mida ma täna tean, noh, näiteks karjääri ja töö ja elu kohta üleüldiselt, mis on absurdselt palju rohkem kui siis, kui ma viimane kord selliseid suuremaid valikuid oma elus pidin tegema, et kas ma nüüd peaksin teistmoodi minema, kas ma peaksin olema strateegilisem? Mulle tundub, et meil on komme näha nagu ratsionaalset mõtlemist ja planeerimist ja südames toimuvat ja kõhutunnet selliste nagu konkureerivate häältena või konkureerivate osakondadena inimese sees, kelle vahel peab siis valima, et kas sa pead tegema nüüd selle ratsionaalse otsuse või ikkagi kuulama oma südant ja siis tegema võib-olla midagi risti vastupidist või siis ongi kuulama siis oma kõhutunnet, mis on nagu mingisugune imelik segu ilmselt neist mõlemast või midagi sellist. Aga on ju ka võimalus vaadata seda kõike sellise tervikuna, et need ongi nagu see on nagu sinu sisemine parlament või midagi sellist, mis pidevalt debateerib ja toob välja plusse ja miinuseid erinevate valikute puhul. Ja selles mõttes on võimalik ju ka näha seda Lennoni laulu niimoodi, et kui mitte võtta seda nagu selle ühe ja ainsa vaatepunktina või võimaliku tõena, siis läheb kõik jälle nagu paika, et harva on sellised nagu absoluutsed väited tõesed, nagu näiteks, et kõiges on alati keegi teine süüdi, on ju, noh, et ei ole kõiges alati keegi teine süüdi, aga see ei tähenda, et väga paljudel puhkudel võib olla keegi teine süüdi sinu kannatustes, näiteks koolis mul ka oli väga vastik ja raske nagu ikkagi kokkuvõttes, kuigi mul vedas väga koolikaaslaste ja klassikaaslastega, et sellel tasandil oli kõik alati nagu kõige noh, nii hea kui üldse olla saab, on ju, et nagu väga palju nalja ja väga palju niisugust toetavat ja toredat nagu koos eksisteerimist selles muidu väga ebameeldivas keskkonnas ja süsteemis. Et mina õpilasena ju seda süsteemi ei kujundanud, ma olin seal nagu, mulle lihtsalt pandi kohustus seal osaleda, niisuguse nagu alluvana ja mul ei olnud nagu väga palju valikuvõimalusi. Nii et haridussüsteem oli süüdi osaliselt jah, minu kannatustes, aga selle kõige juures ma ei saa absoluutselt väita, et mingis nagu paremas süsteemis või mulle sobivamas süsteemis ma oleksin ise nagu kuidagi parem õpilane olnud tingimata või nagu arvestavam ja noh, mis iganes, et seal need kannatused oleksid olnud lihtsalt teistsugused ilmselt. Nii et nagu saab olla süsteem süüdi ja saan olla ka mina süüdi, et need asjad saavad olla tõesed
üheaegselt, paralleelselt. Ja mis puutub siis nagu eluvalikutesse, et kas siis ikkagi nagu kuulata südant või kuulata oma mõistust, on ju, et ka seal nagu ei pea tingimata minu meelest olema mingit nagu konflikti, vaid saab ka jõuda, ma usun, saab jõuda kohta, kus need erinevad instantsid ja hääled sinu sees teevad koostööd ja ikkagi suunavad sind selles mõttes nagu õigesse kohta, et sa ei tunne, et noh, et sa teed nagu ebaratsionaalseid otsuseid, mis on nagu impulsiivsed ja läbi mõtlemata, ehk siis kuulad ainult südant ja siis võib-olla riskid sellega, et teed midagi täiesti pöörast ja pöörast ja kahjulikku, on ju, pikemas plaanis. Või siis, et kuulad ainult oma mõistust ja siis kujutad ette, kuidas sa kunagi nagu 10 aastat hiljem või 20 aastat hiljem istud siis kuskil, ma ei tea, mingil mugavamal positsioonil, kuhu see ratsionaalne plaan sind nagu viis, aga kahetsed ikkagi, sest et sa ei kuulanud oma südant ja tegelikult sa oled õnnetu. Minu arust see on see nagu siuke stereotüüpne vaade sellele asjale nagu või sellele konfliktile. Aga minu usk on ikkagi see, et on võimalik elada niimoodi, et sa iga päev pead selliseid nagu sõbralikke läbirääkimisi nende kõigi häälte vahel, mis su sees häält teevad ja näha neid ikkagi abilistena või osana sinust sellisel moel, et mitte keegi neist ei ürita sind kuidagi nagu eksitada või nagu tõmmata kuskile halba kohta, vaid noh, kokkuvõttes otsuse teed ju sina ise, on ju, ükskõik mis argumendid need lõpuks on siis, mis nagu selle kaalukausi ühele või teisele poole kummutavad, kummuli ajavad, ma ei tea, mis iganes. Kummitavad on see sõna, mida sa otsid. Jaa, et ühesõnaga, ma arvan, et nagu seda kõike nähakse siukse nagu kakofooniana, aga see siht peab alati olema harmoonia poole liikumine ja see on siuke pidev protsess. Ja ma ei tea, kui suure osa oma elust me üldse saame mingis harmoonias nagu veeta või mingis harmoniseerunud olekus, pigem on nagu valdav osa ajast ikkagi siuke segadus ja kaos ja disharmoonia või kakofoonia. Aga sina ise oma siukse sisemise dirigendina ikkagi saad nagu töötada kogu aeg selles suunas, et see kõik nagu kõlaks õigesti, et see kõlaks nii, nagu sinu elu peab kõlama. ja selles mõttes ei tasu kedagi sealt orkestrist välja visata, ühesõnaga on minu sõnum, sest et neil kõigil on midagi öelda. Jah. Eks ta lõpuks nagu võib-olla see, mida ma siis nagu tajun selle loo puhul või miks ma sellest praegu rääkima hakkasin, on see, et ma tunnen, et neid hääli on sisse rohkem tulnud. Või siis nad on kuidagi nagu targemaks saanud ja oskavad omavahel väidelda natukene mitmekesisemalt. et noh, nagu tekib see, ma ei tea, kas see olukord annab mulle rohkem kindlust täna, et mul on neid hääli rohkem ja nad on tugevamaks mingites aspektides muutunud või siis ta tekitab nagu natukene hirmu isegi, et miks nad järsku nüüd nii valjuks on muutunud või nii heade argumentatsioonidega tulevad. Aga ma kardan, et see John Lennoni laulu hääl või see nii-öelda, et kõik teised on süüdi, mida ma kindlasti teismelisena vähemalt mingis osas nagu hindasin. Et see on kuidagi väga ära vajunud mu sees ja pigem on see hea, sest mõtlen, et mul on nagu, ma ei oska sellega täna enam samastuda väga, aga ma väga hästi mõistan nende tunnete olemasolu ja seda, miks nad võivad tekkida. Ja ka pean tunnistama mina, et kuigi mul on väga vedanud vanematega, siis ka minu aeg koolis, eriti siuke põhikooli aeg oli ääretult ebameeldiv ja tõi minule kaasa mingisuguseid hirme ja ebakindlusi, mida ma ilmselt siiamaani endas hoian. Et see ei ole nagu, et need välised tegurid on olulised, et sinna ei saa kahjuks midagi parata. See ongi kõik nagu siuke
pidev protsess ikkagi jah, et on aegu, kus tasub läbi käia kõik, üle vaadata ja üle lugeda kõik oma traumad, on ju. Ja siis on aegu, kus on vaja lihtsalt tegutseda ja ehitada mingit uut elu ja uut kvaliteeti ja uut tulevikku ja mitte jääda kinni sinna traumade muuseumi. Jah, et oled sa rahul oma tööga praegu? Ja ma olen väga rahul ja ma olen ka väga rahul sellega, et mul on võimalus jälle Kanye Westist rääkida, sest et meil tegelikult lepinguliselt isegi, me vist ei tohi neid saateid eetrisse lasta või interneti üles laadida, kui ei ole mainitud Kanye Westi isegi korra. Ja nüüd viimati, kui oli Ameerikas Black History Month, siis üks Kanye Westi postitustest vist Instagramis, sest et ta on ju siuke inimene, kes, kui ta midagi Instasse paneb, siis sellest räägitakse uudistes. et siis üks tema sellistest olulistest postitustest oli see, et ta kuulutas, ma ei mäleta vist, kas sellest järgmise kuu Black Future Monthiks, mis ongi nagu olnud pikalt minu arust see tema siuke hoiak kogu selle asja juures, et kuidagi kogu see siuke ajalooline taak ja trauma on loomulikult oluline ja on mänginud oma rolli, aga et tema on nagu jõuliselt seisnud selle eest, et me peaksime nagu hästi palju rohkem panema auru selle alla, et kuidas edasi minna ja kuidas kujutada ette nagu paremat tulevikku. Et see, paljud muidugi ütlevadki selle peale ja täiesti põhjendatult, et kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta, on ju, et me oleme nagu ette määratud kordama vanu vigu ju, kui me nagu ei tea, et need vead on juba tehtud ja kui me ei saa neist õppida. Aga lihtsalt siukse nagu hoiaku näitena, see on minu meelest ikkagi siuke vajalik, et me tõesti võime nagu mingitesse narratiividesse nii kinni jääda. Minu arust nagu Eestis ka jällegi arusaadavatel põhjustel ja eriti nüüd jälle sõjafooni taustal on kuidagi väga pinnale jälle kerkinud kogu see meie siuke nagu traumaatiline minevik on ju ja kuidas see trauma nagu endiselt elab edasi ja kuidas see kandub edasi põlvkonnast põlvkonda ja nii edasi. Aga et jällegi mulle tundub, et nagu selle kõige juures ma arvan, et nagu siuksed nagu traumeeritud ühiskonnad peavad nagu eriti sihilikult ja erilise jõupingutusega panustama tegelikult sellesse ka, et ühtlasi loodaks ja disainitaks ja kujundataks tulevikku, mis ei oleks selline enam, nagu oli see traumaatiline minevik. Sest et minu arust üks trauma õudsematest mõjudest on see, et see teeb sind nagu võimetuks tegutsema. Ta nagu võtab ära sult eneseusu ja teotahte isegi, sest et sa isegi ei julge enam midagi katsetada, kui sa oled juba nii põletada saanud, on ju. Ükskõik, mis tüüpi traumast me räägime, aga et see võtab sult nagu tegutsemisvõime ära ja sellepärast ma ütlengi, et on vaja nagu erilise jõu ja erilise sellise nagu eneseületuse hinnaga panustada sellesse, et aga mis on see positiivne ja edasiviiv stsenaarium, mida me tahaksime näha ja mida me tahaksime kogeda. Ja ühesõnaga, et ma arvan, et see on väga-väga oluline minna sealt Lennoni laulust edasi alati, nii et mulle tundub, et sa oled läinud sellest edasi ja seal hakkavadki need ägedad asjad juhtuma, sest et seni, kuni sa oled alati kellegi teise kuriteo ohver või väärteo nagu tõttu kannatada saanud inimene, et siis seni sa ootadki seda paremat lahendust või seda heastamist sellelt teiselt või sellelt süsteemilt, kes sind siis kõrvetas ja ahistas. Aga lõpuks jõud on ju ikkagi meie käes ja see on väga selline nagu väestav
tõdemus, milleni jõuda, kui selleni päriselt jõuda, et vau, et see ongi ju minu teha, et ma olen tegelikult vaba kujundama ise oma elu. jah, sa võid elada lõpuks seda elu, mis sa tahad, eks ole, ja see ei pea olema kellegi teise süü või see ei pea olema ka see valik, et kas ma teen seda, mida mu süda tahab, või ma teen seda, mida kapitalistlik ühiskond mult ootab, et raha teenida, et tegelikult kõik on tasakaalu küsimus. Ma mäletan, et me oleme umbes sarnasel teemal rääkinud ka, eks ole, et kõik on see, et millist sita võileiba sa siis nõus oled sööma, eks ole, aga ütleme siis kuidagi ilusamini täna, et see on nagu sihuke tasakaalu leidmise koht ja see tasakaal ilmselt ongi kõigil väga erinevas kohas. Ja muutub eluajal. Ja see sita võileiva metafoor tuli siis Mark Mansonilt, siukselt, ma ei tea, mõtlejalt, elu mõtestajalt, tuntud elu mõtestajalt, kes rääkis, et ükskõik kui ägedat karjääri sa endale ka ei saa ja ükskõik kui ägedat, ma ei tea, kodu või mis iganes elukaaslast sa endale ka ei leia, et siis iga hea asjaga kaasneb ka tingimata mingi väga ebamugav ja ebameeldiv ja raske asi, millega sa pead kuidagi hakkama saama ja diilima ja küsimus lõpuks taandubki sellele, et mitte, et mis ägedaid asju sa endale tahad või mis ägedaid asju sa väärid, vaid et milliseid nagu raskeid asju või raskusi sa oled suuteline nagu üle elama või nagu läbi tegema, et mis on see sita võileib, mis on su lemmik sita võileib, mida sa oled nõus sööma selle nimel, et siis saada sellega kaasa ka seda head ja ägedat. Mulle ei meeldi öelda sõna sita võileib, ma ütlen selle see ei ole üldse mõnus sõna, seda ei ole hea kuulda ka. Enamus sõnad, mis on seotud sitaga, on nagu ma kahetsen, et ma olen sellest rääkinud täna. Tõmbame siis selle saate kokku, võib-olla äkki läheb veel hullemaks. Pasa sai, kas see on parem? Ei. Pasa pirukas? See on nii palju hullem. Aga mõtleme edasi. Ma ei taha, et sa siin edasi mõtleks. Lõpetame ära, ma lihtsalt hakkan ära tsenseerima sind, ei ole meie kuulajatel vaja seda selle niigi traumeeriv osa lõppu. Junnikom. Aitab. Okei.